Enamik inimesi arvab, et nad lihtsalt pole leidnud õiget dieeti. Tegelikult on probleem sageli lihtsam. Paljud populaarsed dieedid võivad vähemalt mõnda aega töötada ja just seepärast tekibki segadus. Täna tülitsevad inimesed toidu pärast peaaegu sama palju kui poliitika pärast. Veganid, keto, karnivoor, paleo, igaüks väidab, et minu dieet on õige. Aga kui üks dieet oleks lõplik lahendus, siis ei näeks me endiselt üle maailma kasvavat ülekaalu ja ainevahetushaiguste hulka. See ei tähenda, et dieedid ei tööta. Tegelikult näitavad uuringud, et paljud erinevad dieedid võivad anda üsna sarnaseid kaalulangetustulemusi, eriti lühikeses kuni keskmises perspektiivis. Mitte sellepärast, et üks neist oleks maagiline, vaid sellepärast, et nad teevad sageli samu asju. Nad vähendavad energiatarbimist, piiravad valikuid, loovad struktuuri ja panevad sind rohkem tähele panema, mida sa sööd. See ei ole ainult keto-efekt, see ei ole ainult vegani efekt. Suur osa tulemustest tuleb käitumise ja struktuuri muutusest. Probleem tekib sageli hiljem. Struktuur laguneb, elu tuleb vahele, stress, unevõlg, keskkond, emotsionaalne söömine ja kaal tuleb tagasi. Mitte sellepärast, et dieet oleks vale, vaid sellepärast, et dieet üksi ei lahenda kõiki tegureid, mis meie käitumist ja kehakaalu mõjutavad. Kujuta ette, et inimene on paat. Ülekaal on vesi paadis. Dieedid on kulbid. Sa võid osta kallima kulbi, trendikama kulbi, ergonoomilise käepidemega kulbi. Aga kui paadis on auk ehk krooniline stress, unevõlg, emotsionaalne söömine või keskkond, mis teeb ülesöömise väga lihtsaks, siis vesi tuleb tagasi. See ei tähenda, et dieet oleks kasutu. See tähendab, et dieet üksi ei lahenda põhjust. Ja siin on otsuse koht, kui sa mõtled uue dieedi peale. Küsi endalt, kas ma muudan ainult oma menüüd või ma muudan ka oma keskkonda ja harjumusi. Toit loeb, kalorid loevad, bioloogia loeb, aga kehakaal ei ole ainult menüü tulemus. See on bioloogia, käitumise, keskkonna, une ja stressi koostoime. Ja ükski dieet ei lahenda seda üksinda. Autoriteetne terviseotsus ei ole see, et sa valid õige dieedi. Autoriteetne terviseotsus on see, et sa tead, miks sa seda teed, kui kauaks, mida see lahendab ja mida sa samal ajal oma elus korrigeerid. Sest pikaajaline muutus ei sünni dieedi nimest. See sünnib sellest, kas sinu elu toetab seda muutust.